noh, vastates nagu sinu küsimusele, et kuidas see juhtus, et ma sinna sattusin. No see kuidagi oli nagu loomulik osa, et vaata, kui kool sai läbi, on ju, et kuidas sa siis ikkagi coach'i ja superviisorina nagu siis oma enesearenguga tegeled või et minu jaoks on hästi oluline sihuke nagu võib-olla väärtushinnang kuuluda kogukonda ja eneseareng. Et noh, see enesearengu sõltlane, nagu sa juba siin ka ütlesid, et ühest koolist teise ja et panustada nagu kogukonda ja tuua nagu seda ühiskonnas nagu nähtavamaks, mis asi see imeloom siis coaching ja see supervisioon siis on, et minu jaoks oli see loogiline samm, et liituda selle ühinguga ja siis ka oli võimalus astuda ka juhatusse mingi hetk ja niimoodi ta nagu läinud, et kuidagi see sisemine tunne, et ikkagi panustada ka valdkonna arengusse ja ka professionaalsusesse, et üks selline väärtus, mida ma nagu hästi nagu hindan, ka professionaalsus, et kuidas ma saan professionaalsust hoida, kui ma ei kuulu ka sellesse kogukonda, on ju. Et nüüd ka presidendina vastselt maikuus sain presidendiks, et siis minu roll ongi nagu teha nagu seda coaching ut ja supervisiooniga ühiskonnas nagu nähtavamaks, et rääkida sellest ja olla nagu sellises esindusfunktsioonis, et noh, selline see niimoodi on tulnud, on ju. Väga-väga inspireeriv, sest tegelikult ühelt poolt see, miks mina praegu sellise kogukonna lõin, ongi see, et kuna meie valdkonna selliseid professionaalseid tegijaid on ikkagi, noh, kui oleks vähem sõrmi käes, võiks ka neid, piisaks ka siis ühest käest kahjuks ja kohe ei hakka ju tegema mingit ühingut, aga kõigepealt ongi vaja vaadata, et kui palju on üldse neid praktikuid ja kuhu võiks sellega jõuda. Nii et kõik sellised ühingute tegemised on minu jaoks väga eeskujuks ja inspireerivad. Ja, et see on lahe, hästi huvitav seltskond, et tegelikult see SQ siis lühidalt öeldes on ju tegutsenud 25 aastat, meil on juubeliaasta. Et meil ongi selline juubeliaasta korraldamised ja tegemised ja seda vabatahtlikku tööd. Ma just mõtlesingi, et augustis väga nagu klienditööd ei teegi, rohkem vabatahtlikku tööd siin teinud. Et valmistame 2 konverentsi ette, et meil tuleb järgmine aasta ka supervisioonikonverents koos Äripäevaga ja siis korraldame ka coachingu konverentsi, et programmi loome juures saab kaasas olla. Et minu jaoks on nagu selline hästi oluline, et kuna sa oled nagu ütlesidki, et ma olen Upwise coaching, et ma olen selline mikroettevõtja, aga ma tahaks nagu ikkagi nagu kuskil olla ka kaasas ja nagu sellist nagu tiimitunnet ja koos luua, et see nagu loomine ja inspiratsioon, et see tuleb nagu mulle nagu see minu tassikese täitmine, ütleme niimoodi, et midagi nagu ära teha ja midagi nagu koos luua, et see on hästi põnev, et see just suhtlusvõrgustik ju ka, et Eesti on nii väike, et mina usun, et koostöös peitub jõud, et on see siis läbi kritseldamise kogukonna või läbi teiste ühingute, et igaüks tunneb siin igat ühte ja selline koostöö on nagu hästi oluline ka minu arust. Ja väga õige, et siit juba saame kuulda Jaanika selliseid mõnusaid väärtusi ja mille peale ise ka mõelda. Enne kui me läheme siis veel selle tänase teema juurde, kus me siis lubasime rääkidagi inimestele ka sellest nii-öelda coachingust kui eneseteadlikkuse teejuhist, siis võiks kõigile, kes kuulavad meid hetkel otse ja kes siis vaatab ka järgi, võib ju samamoodi sinna pärast hiljem oma mõtteid trükkida, et kas sina oled coach'i kasutanud või oled selle peale mõelnud ja võiks ka küsida võib-olla seda, et äkki meid on kuulamas keegi, kes on ise coachingut õppinud, sest ega coachingu õppimine täpselt nagu visuaalne lihtsustamine on see, et sa ei pea hakkama visuaalseks lihtsustajaks nagu professionaalselt, kes läheb konverentsidele joonistama või coach'ina see, kes hakkabki nüüd tegema seda tööd, nii nagu on Jaanika, eks ju, on oma ettevõte ja teed seda, vaid pigem coachinguna, kas sa oled, võib-olla sa mõtlesid, et sa tahad seda oma eraelus kasutada või see teeb sind paremaks juhiks või oma valdkonna spetsialistiks, et jaga seda ka, võib-olla oled coachinguga kokku puutunud, siis kas ise kasutanud või õppinud?
Ja ma korraks täiendan, kui senikaua sealt mingid vastuseid tulevad, et see coaching kui metoodika on tegelikult ju läinud ka nagu, ma ei tahaks öelda massidesse, aga noh, näiteks ka õpetajad on ju teinekord coach'id, nad ju ka nii-öelda arengut treenivad, et ta annab küll oskusi, aga ka coach'i rollis on ju, et need oskused, coaching'u oskused ja samamoodi räägitakse hästi palju ka coach ivast juhtimisstiilist täna on ju, et coaching on üks asi nagu kui protsess, aga coaching kui ka tööriist, et selles mõttes metoodika kui tööriist on ju ka, et ta on niisugune universaalne ahaal natukene. Jah, et ma arvan, et jällegi see, et on võetud siis need mingid vajalikud oskused ja pandud siis nagu pakendatud, et kuidas ma saaksin neid nagu kompaktsemalt siis nimetada, õppida ja minu jaoks oli täitsa üllatus, et juba 25 aastat Eestis tegelikult see ühing tegutseb, sest ma arvan, et niimoodi massides, kui küsida, et millal see sõna tuli ja siis võib-olla mäletaks, maksimaalselt pakuks 10 aastat tagasi, võib-olla ma isegi pakun palju, aga ja kindlasti paljud mäletavad seda, kui hakati vestlema coaching, et sõna coaching, et hakata nagu Eesti pärastama, aga mulle tundub, see sõna coaching vist ei ole väga kanda kinnitanud lõpuks. Ei, me ei taha seda keegi kasutada, sest mina ei taha olla coach, vaid ma vahest isegi teen huumorit, et ma olen coach, kes kõnnib oma pead. et käin siis meeskonnast meeskonda vaata ja juhi juurest või spetsialisti juurde, et pigem ma isegi nimetaks ennast coach'iks kui coach'iks on ju. Et isegi ICF, et ma kuulun ka ICF-i kogukonda, et ICF ka käis selle kevadel välja, et coaching on coaching, et seda tõlkida nagu iseenesest eesti keelde on väga-väga keeruline, aga ma tean, et eesti keele spetsialistid kindlasti nurisevad, et jälle üks välismaine sõna on eesti keelde tulnud, samamoodi ka nagu supervisioon, et jälle mingisugune välismaa sõna on ju. Et kas seal mingid vastuseid oli ka praegu tulnud sul, ei ole? Vaatame kohe, kas keegi on midagi kommenteerinud. Ja siin kirjutab Sirja. Ma tean, et Sirja peaks ka sind ja Jaanika hästi. Ja, me oleme mõlemad pärnakad. Siis, ja ma arvan, et nüüd võib seda öelda ka, mina ei ole Sirjaga kunagi kohtunud, me oleme nüüd suhelnud, kuna ta väga hakkas visuaalselt lihtsustamist armastama, aga Sirja võib-olla ei tea veel seda fakti minu kohta, et mina olen ka Pärnumaa tüdruk, nii et ma olen Vändrast pärit. Käisin just seal kooli kokkutulekul, et me oleme kõik ja ma olen Pärnus oma juhiload teinud, nii et väike selline sild, aga Sirja kirjutab et näiteks tema alustab kohe keeleõppe coach'i kursust. Ja väga lahe, sest et tegelikult ongi see, et näiteks minu üks kursusekaaslane Evelin Soidla teebki näiteks English coaching ut, et ta ei nagu õpeta nagu inglise keelt, vaid teeb English coaching ut on, et see on ka nagu äge, et coaching kui nagu võimalus, kuidas õppida ja areneda on ju, et aga mis sa arvad, et kas me lähme kuidagi siit edasi mingi teemaga või et see coaching on ka minu jaoks siuke nagu vaata, täna mõtlesin, et kuidas ma tulen siia, et kas ma teen mingid slaidid või et coaching on nagu siuke töö määramatus, et sa tuled alati nagu valge lehena, et mis siin parasjagu sünnib, et klient tuleb ju ka oma tellimuse, oma küsimuse, oma probleemiga on ju. Ja mina olen ka avatud sellele, et vaatame, mis meil koha peal täna siin sündima hakkab, on ju, et me oleme mõlemad jutupaunikud, seda ma tean, et meil võib olla oht, et me hakkame lobisema kõvasti. Aga jah, see ongi ka see, miks ma alati siis võtan selle fookuse, aga tavaliselt ongi see, et kuskil esimene 20 minutit on selline mõnus sissejuhatus, mis on tegelikult ju ka väga nagu oluline ja vajalik. Aga ma arvan, et nüüd on küll see hetk, kui võiks tõesti küsida sinult, et kus sul tuli mängu see sõna selline eneseteadlikkus, sest kui vaadata, eks ju neid, et coach'i on palju, mis tehakse, see on see, mis minule jäi silma sinu asjast, eks ju. Et kust see tuli ja kuidas sa seda siis määratleksid? No eneseteadlikkus tuli minul selles mõttes, kui ma tegin selle kannapöörde 2017 ja kui ma tulin sealt vahvast ettevõttest nimega Eivan, kus ma olin siis Baltikumi ja Soome koolituste juht ja mul oli endal isiklik coach ja superviisor aasta aega, et kuna mina sain selle ametipositsiooni ja toetas mind minu eesmärkide saavutamisel, et kõik need suured muudatused, mis oli vaja ellu viia ja selle käigus
käigus ma avastasin nagu, et meil olid küll eesmärgid coachingus seotud, aga ma avastasin seda, et mina kui inimene, et mina kui juht, mina kui inimene, et mida nagu mina vajan ja mis on minu enda ressursid, on ju. Ja siis ma läksingi sinna superviisorite coachingu kooli, mis on siis rahvusvaheline coachingu supervisiooni instituut ja see 2,5 aastat väljaõpet oli tegelikult üks selline enesekasvamise, eneseteadlikkuse teekond. Et see superviisori coach'i väljaõppe seisneb tegelikult selles, et sina ise oled kõige suurem tööriist. Et kuidas saan mina ka, ma istun nagu taburetil, kus on 3 jalga, et ma olen ju koolitaja, coach ja superviisor, on ju. Et kuidas mina üldse saan olla teistele toeks, kui ma ei tea, kes mina ise olen, on ju. Et kui ma olen teadlik oma tugevustest, oma nõrkustest, oma väärtushinnangutest, on ju, oma ressurssidest, milleks mina olen üldse võimeline, mida mina saan nagu kliendile pakkuda, siis kuidas saan mina olla kasulik kliendile või kuidas ma saan klienti nagu toetada. Et minu jaoks hakkas see eneseteadlikkuse teema nagu siis juba nagu pihta ja töötades nüüd päris palju, ütleme selle 4 aasta jooksul siis coachingus erinevate ju teemade ja väljakutsete, eesmärkide ja muudatustega, siis olen mina saanud aru ikkagi seda, et ükskõik, mis see eesmärk on coachingus, ükskõik, mis koolitusväljundit oodatakse või supervisioonis, siis ikkagi inimene on see põhiline tööriist, kellega mina töötan ja kellega see inimene peab töötama, et enda ümber kas siis oma meeskonna tulemuslikkust tõsta või muudatusi ellu viia, on ju. Et tihtilugu ma pean ikkagi vaatama peeglisse, on ju, et miks mingid asjad välja ei kuku nii hästi, kui ma tahaksin, et nagu nad toimiksid, on ju. Et see on nagu see eneseteadlikkus, nagu, et kui sa küsid, et kuidas seda eneseteadlikkust nagu määratleda, on ju, siis ma arvan, et see on nagu sihuke üldises mõttes kontakt iseendaga, et ma tean, mis on minu persoon, mis on minu isiksused, tugevused, on ju, mis on mu nõrkused, on ju, mida mina nagu vajan, mis on minu jaoks nagu oluline, mis mul ajab härja nagu saba ja sarved, on ju, näitad punast lippu, mis mind ärritab, on ju. Et minu arust on nagu see, et olla kontaktis ja selline eneseteadlikkus sellest, et mis on ka minu nagu kitsaskohad, et mis on see minu võimekus ja minu nagu ressurss, on ju. Et see nagu sümboliseerib minu jaoks eneseteadlikkust, on ju, et mulle meeldib. Jah, ütle. Hästi nagu huvitav on just nagu selles mõttes kuulata, et ma sulle ka rääkisin siin, kui me siin tegime soendust, et ma olen ise ka coach'i kasutanud. Minul oli siis selline coach, oli Liina Kadari, keda ma lihtsalt tunnen juba nooruspõlves, kui me tegime koos sporti ja tema oli alati siis see, kes hästi ergutas teisi siis ma ise mitte jooksu ajal, jooksis ta ikka siis ise meie kõrval, aga tegelikult oli selline hästi nagu äge selline cheerleader kõigile ja kui tema kuulutas välja, et tema seda pakub, siis mina lihtsalt tundsin seda, et see on minu jaoks õige hetk, kes ma olin natuke mõelnud, no mis see coaching ja huvitav, kas on mingi moevärk ja et nagu sa oma selles jutus, mis sa nüüd avaldasid, et kas on see, kus raha võetakse ainult ära ja nii edasi. Ja mina lihtsalt tundsin ära, et tema on nüüd see inimene, kellega ma tahan seda proovida, sest ma natuke tean teda, tema teab mind ja mulle oli ka oluline jälle, et liiga palju ei teaks, et oleks natuke võõram inimene, eks ju. Ja kui ma praegu nagu mõtlen, mina tegelikult võtsingi sellepärast, et oma magistritöö valmis saada. Ja muidugi tuli välja, et see ei olnud ka lõpuks, et magistritöö valmis saada, vaid oligi see sama asi, et ma jõuaksin üleüldse selleni, et kas ma teen nii palju asju korraga ja mis siis on see, millele ma fookuse tahan seada. Ja see tõesti oli nagu hästi palju läbi selle, et ma hakkasin saama aru rohkem, mis on minu väärtused, kus ma tõmblen siis tegelikult, eks ju. Ehk tõesti see sõna, et me küll ei kasutanud seda see hetk üldse, aga nüüd, kui sa räägid, siis jah, mina läksin küll ühe murega, aga tegelikult hakkas tema ju üldse mind panema minust teada saama. Sest minu kunagi hästi mind inspireerinud Marsha Reynolds, kes on ka üks super coach, kes eelmine aasta käis meie coachingu konverentsil, tema on nagu kirjutanud ka raamatut Coach the person, not the problem. Ehk et tegelikult ongi ju see, et ka coachingus ükskõik mis teemaga keegi tuleb, et on see siis kas või meeskond või grupp või indiviidi tasandil on ju,
siis me töötame ikkagi inimesega ja selles mõttes ka juhid ja ju meeskonnad, et mina ise usun, ma olen ise 15 aastat juht olnud, on ju, et mul võivad olla ükskõik millised strateegilised eesmärgid, ükskõik mis ressursid ettevõtte poolt, töökeskkonnad loodud ja kõik vahendid ja kõik, on ju, aga tulemus toob minu jaoks ikkagi inimene. Ehk et inimese juhtimine, et see teadlik inimese juhtimine minu jaoks nagu hästi oluline, et ka juht tuleb coaching usse, siis minu jaoks on ka küsimus, kas sa ise ka tead, mida sa tahad muuta, vaata, on ju. Et me hakkame nagu alati nagu sellest nagu pihta. Et hästi kihvt on üks Oscar Wilde'i selline tsitaat, ma olen hästi tsitaatide fänn, on ju, et tema on öelnud, et ole sina ise, sest kõik teised on juba võetud. On ju? Et mind hästi nagu, vaata, ma olin ka siuke, tahtsin ju kõigile meeldida, mingi hetk siuke ebakindlust hästi palju ja vaata selline tahaks, et nagu oleks siuke särav ja tagasiteks hästi positiivne, on ju. Aga kui sa nagu keskendud sellele või mitte sellele, et sa ei ole kontaktis iseendaga, sa ei tea, kes sa tegelikult oled, siis ja tahad olla keegi teine kogu aeg, siis sa ei saa olla keegi teine, saad ainult sina ise olla, vaata, on ju. Aga kui sa ei ole nagu teadlik, et kes sa oled, et mis on su need vajadused ja kõik sellised asjad, siis on väga raske nagu olla ka tulemuslik või tõhusam oma töös, on ju. Ja tihtilugu ka coaching usse tulevad inimesed, et mul on see probleem või teema ja kui ma eelnevalt teen seda eeltööd, hakkan kaardistama, et mis pärised probleemid on ju. Siis me jõuame hoopis teiste teemadeni, vaata. Aga ma tahan, mul siin kuklas istub, ma tahan ikkagi ühe katse teha, vaata. Ja, kusjuures mul just samamoodi tuli meelde, et ma ka vaatasin, et praegu ei ole inimesed sellele meie küsimusele praegu rohkem vastanud, ega see ongi tavapärane, et küsima. Ja ma olen isegi vahel ka tegelikult öelnud, et kui on need vestlused, kus öeldakse, et kirjutage nüüd siia muudkui ja siis ma ei saa, sest see mind häirib, ma tahan kuulata, ma tahan seedida ja siis keegi ütleb, ma pean siin kõrval kirjutama, siis vaata kahte verbaalset tegevust ei saa mõttega teha. Nii et mind kunagi ei solva, kui inimesed tegelikult seal väga ei vasta. Aga me saame neid kaasata siis läbi selle, et tutvusta meile siis, sa oled ka loonud midagi oma kätega ja mis see on, kuidas sa kasutad ja mis teised saavad ka kaasa mõelda. Aga teeme ennem selle harjutuse ära ja siis ma räägin. Okay, väga hea. Et siis, kes kuulavad, võivad siis oma paberi peal seda teha, sina võid siis oma tahvli peale näiteks kasutada, et vaata, panin praegu oma need fotodega kaardid siia ette, on nagu ilusti terve pilt, on üks slaid, väga hea. Nüüd on selline harjutus, et vaata neid pilte ja vali välja esimene pilt, mis nagu sind kõige rohkem nagu kõnetab. Et kui keegi tahab sinna chatti kirjutada näiteks, et siis sa võidki panna nagu mingisugused märkmed selle pildi kohta, ala liblikas või need õunad kausis, on ju. Et vali enda jaoks üks pilt, annan sulle hetke aega. Lihtsalt vali, milline pilt sind praegu hetkel nagu kõige rohkem nagu kõnetab. Ja sa võid Kati anda märku, kui sul see valmis on. Nii, mul on valmis. Ahah, väga hea. Siis sa võid kas sinna paberi peale kirjutada või me võime rääkida, aga kui sa tahad ka samal ajal visualiseerida, siis see nagu sinu valik. Et millise kaardi sa valisid? Ma valisin selle, mis on see südamega kaart, mis paistab, see on vist nagu WC-st paistaks. Ja, see ongi tehtud, kuna need pildid on minu enda tehtud, see on Rammu saarel Kaberneeme lähedal kuiv käimla uks, seest poolt väljapoole. Et sa valisid selle kaardi. Nüüd mõtle selle peale, et mis olid nagu esimesed mõtted, mis tekkisid? Miks see pilt sind kõnetas? Justkui nagu see, et ma vaatan nagu läbi südame, et ükskõik, mis ma teen, siis tegelikult see on ka võib-olla see, et kui ma vaatasin neid teisi pilte, siis jäi silma see, kus see euro ja dollarid olid, see rahaasi, eks ju, ja seal veel see teekond sinna selle südame kõrval näitab, läheb see teekond, aga siis ma jäin mõtlema, et aga tegelikult mul on alati ikkagi olnud elus oluline, et ma teen nagu läbi südame asju ja annan endast alati nagu parima, kui ma midagi teen.
Et esimene mõte oli see, et see süda nagu siis kõnetas, et sinu jaoks on tähtis teha asju läbi südame. Et Jah. see oli selline mõte kõigepealt, on ju. Kui sa seda pilti vaatasid, kuidas sa tundsid ennast? Mis tunne tekkis? Selline nagu lootustandev tunne selline, et seal nagu see, mis sealt paistab, on kõik nagu piiritu. Lootus äkki siis. Okei, aga jah, on ju. Ja kui sa nüüd võtad selle vaata kõhutunde, on ju, siis ma küsiks, et aga mis selle jutu taga on? Miks sa valisid selle pildi? Ma arvan, et selle taga ongi ka hetkel tegelikult nüüd ma avan ennast siin, aga mõned inimesed ka teavad, et ma tahan luua Creativity Catcher Academy't ehk siis suuremat sellist akadeemiat, kus veel laiemalt seda visuaalset lihtsustamist uurida ja teha. Aga samal ajal seda nagu luua on see, et ma pean ka igapäevaeluga tegelema, eks ju, ja seda igapäeva raha teenima ja siis praegu just see nädal ma panin endale eesmärgiks, et ma tegelen selle akadeemiaga, aga ikka ma lasen sisse sõita tegelikult nendel igapäeva asjadel ja sellel mõttel, et kas mul sügiseks on tööd ja kas mul raha ikka on sisse tulemas ja kuidagi see koputus, et aga tegelikult mu südames on praegu see suurema asja ajamine ja küll see kõik muu nagu ka laabub. Et jah, ma arvan, et selle taga võib olla seda. Aga mis on see üks samm, mida sa saad teha, et ma kuulsin mingid hirme siin vaata, et kas ikka ja kuidas ja raha ja see valik, et võtaks selle rahapildi ja läheks ikka sinna südame poole. Mida sa vajad, et oleks nagu parem enesetunne? Ma vajan lihtsalt tegelikult seda aru saama, et tegelikult on kõik hästi. Noh, et ma mõtlen, kuidas seda siis tõesti panna niimoodi, et tegelikult on tööd, kõike on ja võib-olla ma pigem ikkagi vajan julgust, et selle akadeemiaga tegeleda. Äkki on ikkagi selle põhjenduste taga see väike hirm selles, et kes mina olen, et ma hakkan nii suurt asja tegema nagu see akadeemia hoopis. Pigem see, et ma justkui otsin siis need vabandused nendest igapäeva väikestest tegevustest selleks, et päriselt võtta aega ja nüüd millegi suurega tegeleda. Aga siis ma teen sulle järgmise sammu. Valisid üks pilt, mis toetaks sinu julgust. Mis ressurss see oleks? No siis ma ikkagi valiksin selle, mis on huvitav, et alguses see pilt jääb mulle kohe esimesena silma, kui ma nägin neid su kodulehel ja nüüd sa oled vist sina ise seal, sinu silm on see või? Ja see on tegelikult ja alguses ma mõtlesin, et ma ütlen, et ma valin sellega, siis sa ütlesid, et vaata neid pilte, eks ju. Ja siis ma vaatasin, aga ma valiksin selle pildi, sest ma tean, et mind toetakski see, kui ma jällegi rohkem usaldaksin endale võtta inimesi appi. Et tegelikult ma ei pea tegema ju asju üksi ja eks ma neid samme juba ka astusin, aga nüüd jälle oma igapäeva tegevustes justkui nagu unustan ära, et ümber on nii palju inimesi, kes minuga koos läbi selle südameaugu vaataksid niimoodi. Kuulsin seda, et ma tahan usaldada rohkem ja võtta endale inimesi appi. Et siis ma saan särada selle suure rahvusvahelise lava peal, kus ma tahan jõuda. Oli nii või? Noh, seda ma otse välja ei öelnud, aga ju sa oled seda kuskilt siis ise niimoodi aru saanud, sest jah, et üks asi on ka see, et tõesti olla see kõneisik võib-olla kõigel sellel siis ja rohkem usaldada inimesi aitama ka nendes väiksemates asjades. Mis me tegime praegu selle 3 minutiga või 4 minutiga? No vaat, ma ütlen nüüd kõigile, et kutsuge Jaanika endale rääkima, saate tasuta coachingu, eks ju. Aga noh, jah. Mis see andis sulle praegu see väike harjutus? Pärast ma lihtsalt räägin, nagu reflekteerin, et mis me tegime vaata seoses coachingu eneseteadlikkusega. Aga mida sa siit praegu said lihtsalt? Ja ma saingi ju enda kohta teada seda, et mis mu sees toimub, mis on mõnes mõttes minu tegelikult mis on mu mingid väärtused,
eks ju, see tulevad siit välja ja mingid nagu hirmud, mida ma surun võib-olla nagu alla. Okei. Ja, et miskit veel? No ja seda kindlust ka, et ma pean ikkagi oma rada käima, ma pean ikkagi oma südame häält kuulama ja mitte otsima mingeid vabandusi. Okei. Et vaata, muidu coachingus on see, et ma nüüd siis hakkan natukene kommenteerima, vaata, mis siin juhtus praegu, on ju, et tavaliselt coachingusse tullakse ju mingi kindla küsimusega, et protsess on coachingus selline, et mida sa täna tahaksid lahendada ja kuidas ma saan sulle kasulik olla. Seda etappi me tegelikult täna ei teinud, on ju. Mida me siin tegime, me avastasime ju seda, suurendasime eneseteadlikkust täna, siin ja praegu, sellel hetkel, et sa said kontakti võib-olla sellega, et mis on sinu hirmud, mida sa täna tegelikult väärtustad rohkem, sest me võime iga päev, et need võivad ju varieeruda, on ju, mis täna sinu jaoks on tähtis ja oluline. Ja ka võib-olla selline taipamine, et ka muutused, väike muutused, mida saan ma selleks teha, et ma tunneks ennast paremini või saaksin nagu edasi liikuda oma eesmärkide, oma unistustega ja mis mind ka tegelikult ju pidurdab. Tuli välja see hirm, et kes ma sihuke siis nagu olen, on ju, et mina nüüd sinna nagu trügin, on ju, et mis mind tagasi nagu hoiab, on ju. Et tegelikult võiks öelda, et tagataustas oli sinu see uus unistus, see sinu eesmärk, aga me sisuliselt töötasime ju sinu endaga, on ju. Mitte sellega, et kuidas nüüd tehniliselt seda kõike läbi viia, vaid et tegelikult me töötasime sinu enda selle teadlikkusega siin ja praegu läbi selle, mis sinu jaoks on tähtis, mida sa tahad nagu korda saata, vaata, on ju. Et see oli nagu kaks asja, et eneseteadlikkus ja coaching siin ja praegu läbi nende kaartide kui väikese tööriista ja metoodika, vaata, on ju. Ja mulle kui coach'ile annab see väga palju nagu seda sisendit, et mida mina saan siis nagu edasi küsida või kuhu sügavusse ma saan edasi minna. Et mina ju tegelikult, nagu ma ütlesin, et ma olen ju valge leht, et ma töötan määramatusega, et mina ju tegelikult kuulan klienti. Et mina oma peas ei tule nagu koolitusega, et mul on kõik küsimused valmis ja mul on struktuur valmis, on ju, vaid mina tulengi kuulama klienti ja tajuda seda, et mis tema jaoks on täna siin ja praegu tähtis ja mis üles kerkib ja sellega ma ju töötangi, vaata, on ju. Et ma ei tea, mingid siuksed nagu praegu mõtted tekkisid, on ju, ja vaata, üks asi, mis on see, et nagu see pea, et miks ma küsisin, et alati me hakkame kõigepealt ratsionaliseerima, räägime kõigepealt ju mõttetasandil, et kõigepealt tuleb mingi mõte, siis on mingi tunne, on ju, ja oluline on see, et ma saaks kontakti, et mis seal päriselt ehk see kõht, vaata, on ju, et see taju minu sees, mis minu jaoks, mis on kõige minu käitumise, reaktsioonide, emotsioonide taga. Ehk me jõudsime selles mõttes väga lühikese ajaga ka sinu hirmuni, vaata, mis seal kõhus tegelikult toimub või mida sa tegelikult vajad, on ju. Et siuke nagu väga väike näitlik coachingu sessioon juhtus praegu siin nagu, kus me töötasime. Ja väga-väga lahe, et ja tegelikult see ju näitab need kaardid, mis on sul siin, need on kõik, eks ju, üksikud kaardid. Ja, et mul on, et ma võin selle korraks nagu uuesti kinni panna, on ju, et need on kaardipakk, on ju, et neid on siin circa 60 kaarti, et nendega saab nagu, need on nagu metafoorikaardid, neid saab nagu väärtuseid teha, saab arenguvestlusi teha, ressursikaardid, on ju, meeskonnapilti, tulevikku nagu planeerida, unistada, et selles mõttes, nagu sa ütlesidki, et see kritseldamine on üks tööriist, ma olen visuaalne inimene, et mulle hirmsasti meeldib ka piltidega töötada, sest tihtilugu inimesed, et see eneseteadlikkus, et kuidas me saame eneseteadlikkust suurendada, on see, et me peame siit ratsionaalsest peast välja tulema. Sest see mõttetasand, me oleme kogu aeg mõtetes kinni, et iga päev, kui ma töötan oma tööülesannet, oma eesmärkide, siis ma ju kogu aeg siin hekseldan, toodan siin mingeid mõtteid, aga tegelikult ma pean olema kontaktis ka oma emotsioonide ja tunnetega ehk selle südamega, on ju. Ja kõige olulisem, et meil pole üldse aega saada kokku selle kõhutundega, selle intuitsiooniga nagu, et mis seal taga päriselt on, on ju. Ehk et
et see süsteem minu jaoks, et see eneseteadlikkus, meil on ju kõik tagataustaks on see kogemused, meil on tagataustaks meie haridus, ka meie pere on ju, et see kõik hästi palju mõjutab mind siin ja praegu, kuidas ma tegutsen, on ju. Et kui ma olen sellest kõigest nagu teadlikum, siis mul on ennast kui tööriista parem ju juhtida erinevates olukordades, on ju. Ja kui tulla siia sellena, et coach, need tööriistad, et praegu võib jääda mulje, et coach, et ma võin minna ka sõbra juurde ja hakata, et paneme kaardid lauale ja siis ta hakkab, eks ju, ja jõuame. Aga tegelikult see ongi see, et coach ikkagi on treenitud nagu teatud nurga alt kohe küsima, vaatama, mis on see, mille ma pean lauale tooma ja tegelikult ju teil on hulgaga tööriistu, mida te kasutate, kas või need samad kaardid, mis sa ise loonud oled, et sa lõid selleks, et sa tahtsid, et sul oleks tööriist kasutada, et mis on parem kui ise teha, eks ju. Ja et tegelikult on seal ikkagi see, et enne iga kohtumist käib ikkagi see, et sa ju vaatad üle, kuidas ma just praegu teen, mis on need tööriistad, mis ma saaksin kasutusele võtta, et ei ole ainult see. Ja mina võtan alati oma tööriistakasti kaasa, et see sõltub, mis nagu klient nagu täna, mis teemaga ta tuleb, aga kui ma nüüd korraks lähen sisse, et selle coachingu olemuse juurde, mis asi, kuidas see coaching siis käib üldse, et mulle meeldib tuua seda metafori, kui ma ennem ütlesin, et ma olen nagu taburitil 3 jalga, et koolitus, coaching ja supervisioon on ja siis ütleme, sa oled täiskasvanud inimene on ju, aga sa ei ole kunagi õppinud nagu ujuma, sa ei oska ujuda. Siis kõigepealt lähed sa nagu koolitusele, ehk et sind koolitatakse, kuidas, mis liigutus, kuidas hingata, sa saad nagu oskuse tasandi, on ju, sa saad oskuse teadmiste tasandi, ehk see on nagu koolitus. Kuidas teha, mida teha, mismoodi teha, sa saad uued teadmised ja see on koolitusfaas. Siis järgmine faas ongi see coaching, mis on ju pikaajaline protsess. Coaching ei ole see, et ma käin 2 päeva nagu koolitusel ja siis on kõik, on ju. Et coaching on minimaalselt 5–12 kuud, pikk protsess on ju. Ja kui ma toon selle sama ujumise metafori, siis tegelikult ongi see, et nüüd sa mõtled, et kui äge, ma olen õppinud ujuma ja vaata, siin oli just see triatlon või mis siin toimus, on ju. Et ma mõtlen, et ma nüüd tahan ka seda triatlonit ujuma minna ja teha neid kõiki asju, on ju. Mul on eesmärk, aga vaata, ma ei oska nii hästi või ma ei tea, mul on mingid kitsaskohad. Siis sa lähed coachi juurde ja kui me võtame nagu ettevõtluse või mingi nagu tööteema, siis ongi, et sul on mingi eesmärk, sa tahad kuhugi jõuda, sul on mingi oodatud väljund. Ma toon näiteks, et tahame meeskonna koostööd parendada selleks, et need tulemused tõuseksid, on ju. Või et ma ei tea, juht tuleb, et mul on vaja mingi väga suured muudatused organisatsioonis nagu ellu viia ja ma tahan coach, et oleksid peegel mulle, et kuidas mina juhina saaks seda paremini teha, et mis on need sammud ja me lähme sellega coachingust teele. Nagu ujumine, ma tahan triatloni läbida, mul on mingi siht, ma tahan, et ma ikka 5 tunniga, et päris nagu mutta ei vajuks, on ju. Mul on mingi siht ja nüüd on see, et coachina mina olen nagu partner. Me saame aeg-ajalt kokku, reeglina kord kuus ja me töötame selle nimel, et sina saaksid lahendusi, sina leiaksid ressursse, ületaksid takistused ja leiaksid nagu nii-öelda seda endas, seda jõudu, et see nii-öelda oodatud väljundini nagu jõuda. Ja mina ei ole see, kes ju vastutab selle tulemuse eest ja nende tegevuste eest, et coach läheb ruumist ära, siis peab hakkama midagi juhtuma. Vaid ikkagi see inimene, kes coachingus käib, on see, kes seda muutust loob või areneb või eesmärke saavutab, on ju. Et mina olen lihtsalt nagu kas siis, kuidas keegi tahab öelda, peegel, olen ressurss, olen tööriist, olen mõttepartner, olen arengupartner, on ju, et toetan, olen kasulik selleks, et tema saaks selle väljundi ja tegelikult ma olen vahest ka vastik, sest ma küsin niisugune nõmedaid küsimusi, on ju. Sest miks sa tuled coachi juurde? Sest sa vanamoodi enam ei oska, aga uutmoodi ma ei tea. Ja selleks, et seda teadlikkust suurendada, siis coach ongi see neutraalne osapool. Kes ei ole sinu tiimiliige, kes ei ole selle valdkonna ekspert, kes ütleks sulle, et sa pead nii tegema, vaid ta on täiesti neutraalne osapool, kes ilma igasuguse hinnanguta küsib su käest, et sina ise leiaksid, et jah, ma pean niimoodi tegema
siis ma küsin, et see on see, mis sa arvad, et see on parim lahendus sinu jaoks. Jaa, okei, väga hea. Mis sa selleks teed, et see lahendus ellu jõuaks? Ma pean tegema seda. Okei, millal sa seda teed? Sellel ajal. Väga hea. Käes vastus on ju. Et midagi sellist tuli praegu lihtsalt jälle spontaanselt. Aga täiesti nii see toimibki, et kui isegi ma mõtlen, et kui mõni inimene tunneb, et ta on oma elus, et ei teagi et tahab ja kui sa ütlesid praegu, et on see mingi eesmärk, siis mina arvan, et coach'i poole võib ka pöörduda niimoodi, et sa tunned lihtsalt seda sees rahulolematust ja sa tunned, et nüüd enam üksi ei saa, ei taha ka järjekord. Vot see on ka see, et mina tunnen, et aeg-ajalt tuleks ka tulla välja kõigist nendest koolitustest. Ma saan aru, mina ise pakun ka koolitusi ja nii edasi, aga mõnikord on see, et lõpeta lihtsalt õppimine korraks ja vaata, kuidas sa saaks tegutsema ja kui sa ei saa tegutsema, siis võib olla vaja, et keegi tuleb ja aitab sind selle koha pealt, et sa hakkad aru saama, et kuhu ma siis üldse tegutsema hakkan ja kas ma olen siiani üldse õigeid asju õppinud, eks ju. Et tõesti seda eneseteadlikkust hakata endast tõstma ja usu mind, et kui juba see coach on endale võetud, siis tegelikult see tee hakkabki sealt kooruma. Nii et sellepärast ma arvan, see on ülimalt oluline amet või kuidas iganes nimetada, siis ikkagi amet. Huvitav. Kellelgi on kuskil midagi muutus. Nii läks paremaks. Ja vaata, sellepärast ongi hästi keeruline seda coachingut nagu kirjeldada, sest igaüks tuleb oma teemaga. Coaching ise, kui on selline raamistik tegelikult, kui protsess, kui metoodika, mida siis selle jaoks spetsiaalselt väljaõppe saanud coach nagu viib läbi, ta loob selle ruumi sellele inimesele või sellele grupile või meeskonnale, et selles ruumis nagu siis leida neid vastuseid nende jaoks olulistele küsimustele. Et hästi tore oli näiteks just lapsevanem palkas mind nii-öelda või kutsus mind siis appi, et oma lapsel, kes oli siis nagu just ka gümnaasiumi lõpetanud, et ta oli raske valida, et mida edasi teha. Et millist ülikooli, et ka coaching saab olla ka selleks, et oma sihi seadmiseks, et mida ma tahan üldse teha, kuhu suunas nagu liikuda, et kui sein on ette tulnud, vaata, on ju. Et ka ta on nagu selles mõttes ka nagu lisaressurss, et hästi paljudest meeskondadeski, et meil on nagu endal mõtted otsas, et ma loon selle ruumi, kus meeskond siis leida siis uusi võimalusi, uusi ressursse, uusi tasandeid, on ju, et mida me veel saame teha, on ju, et olla veel tulemuslikumad oma organisatsiooni või ettevõttega, on ju. Et neid teemasid on hästi palju, lihtsalt see coaching on see, mis aitab viia ellu muudatusi, aitab nagu kiirendada mingeid protsesse, saavutada võib-olla kiiremini mingeid eesmärke või jõuda eesmärkideni, mis on seatud või ka sellist nagu muutust luua, et ma võib-olla ütlekski seda, et coach'i juurde tulebki see inimene, et ta tahab mingit muutust, nagu sa ütlesid, et mingi okas on, et kuidagi nagu, ma ei saa koosolekutega hakkamagi, koosolekut ei toimu, ma tahan midagi muuta, meil on vaja mingit protsesse muuta või meil suhtlus ei toimu või kommunikatsioon on pekkis, et meil ei ole vaja kommunikatsioonikoolitust, et me saame aru, et meil suhted siin ei toimi, vaata, et midagi nagu sellist. Ja mul tuli korraks üks mõte veel. Palju meil aega on üldse? Kohe peame jõudma lõputeemani, aga mis mõte sul tuli? Et selles mõttes kritseldame, ma tahtsin korraks näidata seda, et võib-olla nagu selle, et äkki siis võib-olla selle eneseteadlikkuse nagu kinnistamiseks äkki. Ma näiteks lihtsalt korraks seda pilti, et seesama eneseteadlikkus, millest me räägime, et vaata see harjutus oli praegu nagu selle persooni peale mõeldud, see mu enda mingi teooria, mis ma olen välja mõelnud siin 4 aasta jooksul. Et me oleme nagu sellised inimesed, kes koosneme sellest persoonist, et seesama minu uskumused, minu väärtushinnangud, minu tugevused, nõrkused, isikuomadused, lapsepõlve kogemus, mida ma olen saanud, on ju. Et see on nagu see, et inimene sotsiaalses kontekstis
et see, kuidas ma nagu olen siin ja praegu, kuidas ma käitun, on ju, milline inimene ma olen. Ja see eneseteadlikkuse järgmine osa on ka see, et kui ma olen nagu töörollis, et ütleme minu ülesanded, minu funktsioon ja minu eesmärk, et noh, ma ei tea, kas ma olen juht, minu eesmärk on viia see meeskond selle tulemuseni, vaid lansseerida mingisugune toode või teenus, on ju. Ja see annab mulle ka minu tegevustele nagu mingi raamistiku, mida ma tegema pean. Ja samas me kanname ka eneseteadlikkuse nagu oluline olemus on ka see, et me kanname erinevaid rolle. Et selles mõttes meil on ka rollid, noh, kes on nagu päästja näiteks, see tuleb sellest natuke persoonist, et tahaks kõiki päästa, tahaks kõiki aidata, vaata, on ju. Ja meile antakse ka meeskondades mingeid rolle. Et noh, tema on ju meil see naljatilk või tema on ju see nõuandja ja ta on ju meil mentor, vaata, või eestvedaja. Noh, isegi juht on olemas, aga tema on tegelikult meil selline nagu kirjutamata eestvedaja, vaata, et meil on mingid rollid ja just see, kuidas ma nagu mõjun teistele ja kuidas minu enda tugevused ja nõrkused mõjuvad mulle. Minu jaoks on see nagu väga oluline eneseteadlikkuse nagu võti, see kolmnurk, et kui ma töötan klientidega ja tema nagu eneseteadlikkuse või eesmärkidega, siis minu arust on see alati see, et me kaardistame alati selle ära, et läbi selle ma tean ennast juhtida paremini, milline tööriist, milline kolmnurk mind siin hetkel kõige rohkem nagu mõjutab, vaata, on ju. Või milline roll mind tegelikult pidurdab, on ju. Või näiteks see funktsioon on täiesti vale. Ma olen täiesti vales kohas, on ju. See oli see, mida ma võib-olla tahtsin korraks veel jagada selle eneseteadlikkuse lõpetuseks. Ja väga põnev ja tegelikult mul tekkis kohe enda kohta muidugi tekkis see, et mind on siis alati perekonnas, sõpruskonnas nimetatud, et mina olen organiseerija ja et see on kõik, kes alati teeb mingi plaani, eks ju, et siis kõigil on see mingi struktuur. Aga äkki teeks niimoodi, et me liigume kohe sinuga, et vaadata põgusalt siis ka seda, et no, mis see visuaalne lihtsustamine selle coachingu valguses võiks olla, aga kuna inimesi ei ole väga palju meil siin kirjutanud, siis et saada teha üks loosimine ära. Ei ole kahju, et kui me peame ainult kahe inimese vahel, sest et tegelikult Helle on kirjutanud, et tema on coachingut kasutanud, aga talle jäi lõpukohtumine ära, sest tal ei sobinud online'is seda teha. Et eks see on ka, oleks veel uus teema, millest võiks ju rääkida. Aga teeks niimoodi, et kes meid nüüd kuulab ja kui te kuulasite praegu selle kohta, et mis on need sinu mingid rollid elus või mis sa oled nagu võtnud, nagu mina ütlesin, et mind alati nimetati organiseerijaks, eks ju, et äkki sul tuli ka kohe endale ette mingi asi, et kas sind on ka alati öeldud, et sina oled see naljatilk või sina oled see ruumihoidja või sina alati hoolitsed, et kõigil oleks hästi või nii edasi. Et kirjutage sinna alla meile veel, et vaatame, missuguseid huvitavaid rolle võiks olla, mida inimesed on. Et on see siis see, millega sa ise nõustud või on see millegiga, mis paneb sind mõtlema, et huvitav, miks mind niimoodi on nagu nimetatud? Et laseme neil seda kirjutada. Ja senikaua, kui nad kirjutavad, et laseme neil kirjutada, muidu ma jälle jutuga segan ära, nad ei saa mõelda. Aga tegelikult meie võiksime sinuga natukene nüüd mõelda ka selle peale, et see ole nüüd see koht, kus ma küsin nii Jaanika, sa käisid mu koolitusel, kui palju sa nüüd seda tehnikat kasutad, sest tegelikult on see, et see tehnika, mina alati õpetan seda ju sellega, et eelkõige inimene, kui ta kasutab seda enda jaoks aeg-ajalt, siis on juba väga hästi, sest tegelikult see on samamoodi, et me ei saa eeldada, et üks koolitus midagi nagu muudab, eks ju. Lapsed ennem, kui nad hakkavad etteütlust kirjutama, on käinud nad 3 aastat vähemalt koolis ja seadnud sõnu, õppinud tähti, eks ju. Et see on ka üks asi, miks mina siis olen hakanud rohkem mõtlema, et kuidas veel ka nii-öelda, mitte coachina, võib-olla visuaalne coach, eks ju, aga just, et kuidas veel rohkem toetada. Aga kui me mängime sinuga mõttega, no? Selles mõttes mul on juba kohe, kui sa räägid, mul juba nagu nii palju mõtteid peas, vaata, on ju. Et vaata, coachina sa jälgid ka ju inimest, on ju, ja inimesed on ju, kas nad on visuaalsed, auditiivsed, on ju, kes on kinesteetilised, on ju, ja mõnikord vaata ongi, et inimene on hästi mugavustsoonis, ta hakkab kohe hästi jutustama, vaata, ta on oma peas kinni ja ta kohe ratsionaliseerib, coachingus ongi see, et hakkan hästi õigustama või kirjeldama mingit olukorda, aga tegelikult
minu jaoks see kirjeldus ei ole üldse tähtis. Et mul ei ole seda kirjeldust vaja, ei ole seda ratsionaliseerimist vaja, siis mul ongi vaja seda inimest saada ära sealt mõttetasandilt, et ta saaks kontakti nagu nende päris valupunktide või kitsaskohtade või takistustega, et miks ta siia coaching'usse tuli. Siis üks viis ongi see, et kas ma annan talle pliiatsi, et ta kirjutaks, et tuleks sealt mõttetasandilt ära ja kirjutaks, Ja teine asi on see visualiseerimine, et joonista. Ja tavaliselt, kui inimestel tekib see hästi suke vastupanu, ma ei oska joonistada, ma ei tahagi, et sa joonistad. Lase lihtsalt nagu ma võtan alati vildikad kaasa, värvipliiatsid kaasa, et lase lihtsalt, et mis tuleb, vaata. Et saada teda sealt mõttest ära, et ta saaks kontakti tegelikult selle sisemise ressursi ja selle selle nagu kõhutunde, intuitsiooniga, et mis tegelikult on. Et see visualiseerimine ja see kritseldamine või joonistamine on üks olulisemaid minu jaoks vähemalt. Mina võib-olla teised coachid ütlevad, küsivad küsimusi ja kasutavad krõumudelit ja nii ongi, Aga mina ise näen, kui palju see tegelikult, kas või see pilt või pastakas või joonistamine tegelikult nagu avardab hästi palju seda, et sa saad nagu sügavamatesse kihtidesse. Ja vaata, öeldakse seda, et mida sügavam on vesi, ütleme, mida sügavamale minna, seda selgem on vesi. Et see kritseldamine, laiemas pildis kritseldamine, aga see pastaka kasutamine, tulla peast ära, aitab tegelikult minna sügavuti ja jõuda tegelikult nende lahendusteni. Et ükskõik siis, kas ma kasutan, ma võin öelda näiteks, et ma kasutan tihtilugu kogemuskuupi, on siuke harjutus, aga see kogemuskuup võib olla ka läbi joonistamise. Mina lihtsalt küsingi, et mida sa märkad, kirjuta, mida sa kogesid, mida sa tundsid, aga ta ei ütle seda, vaid ta kirjutab või võtab kaardi või joonistab, paneb kas või värvid, Et ma kasutan ka väga palju selliseid nupukesi, mänguasju, legosid, et tundub küll, et issand, et mis voodoo'd see teeb, mingi aga iga kord, kui inimesed ära teevad ka väga suured tippjuhid, siis ta vaatab, et Eeru, ma pole selle peale tulnudki, et miks see inimene mind niimoodi ärritab. See on tegelikult seotud minu enda baasvajadusega. Sellepärast, et ma lihtsalt toon näite, et minu jaoks on nagu austus tähendab seda, et inimene tuleb õigel ajal koosolekule. Aga ma ei ole talle kunagi seda öelnud, et tead, et see tegelikult mind häirib, et sa jääd alati hiljaks. Ja siis ta saab taipamise, et see on seotud minu vajaduse ja väärtushinnanguga, et me ei hiline, aga ma ei ole talle kunagi seda öelnud, et mina juhina, mis ma saan teha, on see, üks muutus on see, et ma lähen ütlen, et tead, see mulle ei sobi. Ja just see visualiseerimine, kritseldamine tegelikult hästi palju aitab ja see ei pea olema coachingus. Ka juhid oma meeskonnaga, õpetajad, kõik, kes tegelikult töötavad teiste inimestega. Mina usun absoluutselt sellesse, et ma ise hästi visuaalne inimene vaatan. See väga aitab. Ja, et praegu kokkuvõte ongi siis see, et esiteks juba see, et kuna inimesed on hästi erinevad, siis me ei saagi arvata, et ainult rääkimine mõjub, ongi neid, kellel on vaja ka nagu näha rohkem, aga teised isegi võiks öelda, et see ei ole niivõrd isegi seotud sellega, kas me oleme rohkem visuaalsemad, kinesteetiliselt, see on lihtsalt see, et meil on vaja nagu ka näha, mis meil siin peas toimub ja see kuidagi ütleme, siiamaani uurijad ütlevad, et nad ei tea, mis imelugu on selle käe aju vahel ja mina toon selle südame ka alati nagu juurde, eks ju, see ühendus oma vahel. Et kui me seda hakkame kasutama, siis tegelikult see aju avardub palju teistsugusel viisil tõesti. Ja sa kirjutasid ka, kui pärast sa võid meile alla ise veel jagada siia selle lingi, mis sa kirjutasid oma blogis, eks ju, juttu. Sa panid vist selle ainult sinna minu isikliku lehe reklaami juurde, mis video alla võid ka meile panna, sest seda on ka mõnus lugeda. Ja tegelikult seal ju vaata, sa ka kirjutasid seda, kuidas see emotsioonide olulisus. Ma isegi võtsin selle koha välja ja just see, et tulla sealt peast ja mõtetest välja saada oma emotsioonidega ühendust. Aga kuidas ajus emotsioon tekib, ongi ju tegelikult läbi pildi. Ja meie käitumist, vaata, kui ma räägin seda, ja vaata, üks asi ennem, kui ma lähen järgmise selle mõtte juurde, et visualiseerimine aitab ka kinnistada, ehk et see inimene coachingust läheb ära, mul on see nüüd aasta siin unistuste värk, aga mul on ta jääb alles. Ehk et see jääb kliendile alles
ja mõnikord coachingust sa kohe ei saa mingit taipamist, aga 2-3 päeva pärast ma vaatan seda pilti uuesti või seda teksti uuesti, mul tuleb, jaa, midagi veel, et ta jääb nagu, ta salvestab, et see on ka oluline, et sa salvestad selle info, mis siin ja täna mul sündis, vaata, on ju. Et see on nagu ka hästi nagu tähtis, et seda salvestada, on ju. Ja see läks meelest ära. Tuleb kohe meelde ja, et see ongi vahepeal see ka, et jääd nagu lihtsalt nii mõtlema ja siis mul ka vahepeal, et emotsioonidega seoses see, et vaata, et üks harjutus, mis ma ka hästi palju teen, et kui tuleb keegi nagu supervisiooni küll rohkem, aga coachingus ka, et meil on alati mingi olukord, mingi situatsioon, on ju, ja siis ma seal käitun ja selle käitumise taga on alati mingisugune tunne, emotsioon, mis kaasneb, on ju. Et ma reageerin ja tunne emotsioon, aga iga tunde emotsiooni taga on minu mingi vajadus, minu uskumus, seesama persoon või väärtushinnang. Aga selleks, et nendes olukordades oma käitumismustrit või käitumist muuta, siis ma pean saama aru, mis emotsioon mind selles nagu mõjutab, on ju, et kas see on hirm, on see frustratsioon, on see mingi pettumus, on ju, või ka surmahirm, on ju. Ja mis selle nagu taga on, see vajadus, ja siis ma saan oma käitumist ju muuta. Ma ei saa oma käitumist enne muuta, kui ma ei ole sellega kontaktis, kui ma olen ainult siin. Ma ei saa seda muutust luua, vaata, on ju. Sellepärast on see hästi nagu oluline. Jaa. Ja mis sa arvad seda, et vaata, sa tõid ka selle näite, et kui on see sõna, et kirjuta või joonista, siis inimesel on see plokk kohe, on, et ma ei oska joonistada, siis kas ongi see aidanud, kui esiteks sina ise oled saanud selle julguse läbi minult õppides, et joonistamine, mida see üldse tähendab ja võib-olla siis sa julged ka teda rohkem öelda, et tead, et mitte joonistamine, et nagu kritselda või pane koos sõnade ja kujunditega näiteks. Ja, siis ma olengi niimoodi andnud nagu kas valida, et üks variant, et ma annan valida, et kas ta võtab pliiatsi või kaardid, et siis ma näen, et mis teed pidi me lähme. Aga kui tal tekib nagu sees, ma ütlengi tead, et eesmärk ei ole joonistada, vaid et vaata, mis tuleb. Võta siit mingid värvid ja vaata lihtsalt, mis sul siin paberi peal sünnib. On see siis kritseldus, on see mingi joonis, on see mingi sõna, et ma nagu julgustan või seletan nagu siis lahti. Et ma isegi ei kasuta sõna joonistamine ausalt öeldes, vaid ma ütlen lihtsalt, et võta siit vahend, et siin on paber, siin on pliiatsid ja vaata, mis sünnib. Mis iganes see on õige. Et ma nagu väärtustan inimest, et see uskus või see tunne või see emotsioon või see värv, mida sa tahad siit võtta, see on kõik õige, valesid, õigeid vastuseid siin ei ole. See kuidagi julgustab, vaata, et ta võibki sodida või kirjutab mingi sõna või joonistab sinna mingi mudeli või et kõik, mis tema seest tuleb, on ju õige, see on tema ressurss. Ja tegelikult, mis ma olen ka veel kuulnud, on see, et nii mitmedki coachid siis ka kasutavad sellisena, et nad on justkui siis need jutupliiatsid ise, et kui klient räägib, et siis nemad ise justkui siis proovivad seda üles nagu skeemitada või skeemitamine on ka selline hea sõna, sest ühelt poolt skeemi tegemine on selline turvaline, aga jällegi siis niimoodi visuaalselt mängides on ju. Aga siis ma olen ka mõelnud, et tegelikult nad on ikka siis väga imetlusväärsed, sest see tahab ka sellist harjutamist, on ju, et sa nagu kuuled ja siis oskad peegeldada. No esiteks siin on nagu, ma olen seda teinud ja siin on nagu erinevad arvamused, et ühest küljest öeldakse, et coach peab olema täielikult kohal, on ju. Ma pean ju kuulama, märkama kehakeelt ja kui ma samal ajal kirjutan, siis ma tegelikult võin midagi mööda lasta, väga-väga olulist, on ju. Samal ajal ma olen ka ise kasutanud seda, et ma kirjutan üles mingid märksõnad, mida ma kuulen, sest tavaliselt, kui inimene räägib ja ma kirjutan selle märksõna üles, ta ise ju ei kuule, mis ta räägib, on ju. Ja siis, ma ütlesin sellise sõna ja sealt tuleb mingi taipamine, et iseenesest kritseldamine ja märksõnade tegemine minu jaoks ka üks vahend ja üks viis, kuidas ma saan peegeldada või ümber sõnastada mingeid asju ja see ümber sõnastamine ongi selles mõttes ka väga hea, et kas ta siis kinnitab või ütleb, et ei, ma ei mõelnud tegelikult nii ja mul on kohe hea, mis sa siis mõtlesid? Mis see siis oli tegelikult? Et see ongi see, et me mõtleme ja ütleme asju välja
aga ta ei ole kontaktis sellega, mis selle taga võis olla, on ju, et noh, mina hästi nagu kasutan seda kritseldamist, mul on neid vihikuid siin oma väljaõpetest ja mul kõik on alles, siis ma alati tuletan jälle meelde, et minu jaoks on see nagu tohutult suur kingitus ja väärtus, ja ma õpin ju läbi kirjutamise, et ma käin igal pool on vihik kaasas ja mõnikord on nii, et ma kirjutan ära, ma tegelikult rohkem ei vaata, et mul nagu minu jaoks nagu kinnistuvad asjad läbi selle. Jaa. No seda on suur rõõm kuulda ja tegelikult ma nüüd vaatan ka, et meil on kell saanud märkamatult 2, et mitte siis hoida meie häid kuulajaid ja sind, Jaanika, siis üle lubatud aja, liiga palju juba on üle aja, aga et mitte liiga palju hoida, siis ma arvan, et me võime võtta nüüd selle väärtusliku jutuajamise kokku. Me oleme nii palju juba õppinud, kogenud. Mina küsin alati lõpuks seda, et Jaanika, et kui nüüd keegi tahab võtta sinuga ühendust või et kust sind leida, siis kuidas sa saad kasulik olla meie kuulajatele? No eks see kodulehekülg www.upwise.ee on ju, et sealt saate minu kontaktid ja Facebookis ja LinkedInis leiab mind, et noh, eks te, kui te guugeldate, siis te leiate mu ülesse, nii et ei ole, võib-olla pikemat juttu siin polegi. Jah, sest tegelikult ju ongi arusaadav, et loodetavasti teil tekkis nii mõnelgi see tunne, et tegelikult oleks äkki see kõrvaline abi see, mis aitaks mind õigele teele, sest see ongi oluline, et mida rohkem on inimesi, kes on eneseteadlikumad, teevad, mida nad päriselt soovivad teha, siis seda õnnelikum ju ongi tegelikult kogu see maailm meie ümber. Parem koht. Mis mina siis veel tahan jagada on see, et küsin kõigepealt sult, Jaanika, et ütle mulle üks number 1-3. 2. Ja Helle Hallik on see, kellele siis saadan kingituse oma siis selle märkmiku. Et Jaanika on teinud kaardid, mina olen teinud märkmiku, et märkmik on ka siis see, kus on lõpus need väiksed nipid, eks ju, et kuidas visualiseerimist kasutada. Nii et palju õnne, Helle. Ega ma ei tea, kas sa oled varem võitnud, võib-olla meil ongi, siin on aktiivsed kuulajad ja siis ongi see, et aga nii ongi, elu ei olegi alati, elu ongi selle koha pealt õiglane, et kes välja ilmub, see saabki. On ju, tihti ei ole vaja teha muud kohal. Selle kohta öeldakse seda, et unistad 1 000 000 eurost, aga kui sa bingopiletit ei osta, siis sa endale võimalust ju ei anna. Just täpselt. Ja tegelikult veel lõppu tahtsin seda jagada, et kui meil siin külas on, eks ju, Jaanika coachinguse teemal, siis kui keegi siin kuulas ja tekkis ka tunne, et tahaks seda visuaalset lihtsustamist õppida, siis minge vaadake ka minu lehel, kus on seal kirjas baaskursuste kohta. Eriti võib-olla praegu on see, et e-kursusel on hästi hea pakkumine, kuna ma tahan e-kursuse täiesti ära uuendada ja otsustasin, et ma panen siis selle, mis on tehtud pandeemia ajal Hispaanias toa seina peal sellistes oludes, kus majast välja ei saanud, aga on saanud ülimalt head tagasisidet, et kes siis soovib, et saad sealt õppida baaskursuse, aga kõigile, kes on seda juba õppinud ja tahaks nii-öelda teravikku veel suunata kuhugi, siis on sellised meistriklassid ja mõnes mõttes võikski öelda, et nad on natuke nagu sellised coach imise kohad nüüd, et kus sa tuledki, sa oskad juba seda ja sa saad minult ja tegelikult oma kolleegidelt seda tuge, et teatud nurga alt seda teemat uurida. Näiteks üks ongi coach idele, mentoritele ja seal siis saavadki kokku need, kellel on sarnased mured ja näiteks ütleme, Jaanika mõtleb, et kuidas võiks näiteks luua selle mingi töölehe, mis aitaks seda, mis iganes kuubiku harjutust näiteks, eks ju, teha nagu veel tõhusamaks, aga üksi välja ei mõtle või selleks aega ei võta ja siis on see hetk, kui vaatad, et lähen teen kõik koos, eks ju. Nii et võib neid ka minna sinna uurida ja loodetavasti, kes meil siin kuulasid, olge head, jagage veel oma mõtteid, jagage. Tahaks neid visuaalseid pilte näha, mis tehti. Just täpselt, et jagage, mis mõtteid teil siit tuli. Võib-olla see on sul lihtsalt üks mingi visuaalne pilt. Võib-olla on selline kokkuvõte, et tegelikult minul on ka vahel niimoodi, et vahel tuleb selline nagu visuaalselt, eks ju, mingid asjad nagu rada, aga teinekord on see, et kuuled ära ja siis lihtsalt üks metafoor lööb pähe, läbi mille sa nagu taipasid midagi. Et võib-olla see on ka lihtsalt selline metafoori pilt.
Aga suur tänu sulle, Jaanika, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja nii tore oli sinuga kohtuda. Ma arvan, et me näeme siis sinuga, kui mitte enne, siis 9. november Tallinnas. Ja me oleme koos koolituskonverentsil ju. Ja kes siis on tulemas koolituskonverentsile või otsib endale mõnusat konverentsi, kus minna ja vaadata, et missugust koolitust võiks oma meeskonnale kutsuda või millist inimest rääkima, siis selleks tegelikult see loodud ongi, et meie sellised nagu mina ja Jaanika teeme seal siis oma sellised väiksed 25 minuti ampsud, et näidata siis, et kuidas meie saame olla teistele kasulikud. Nii et seal me siis sinuga kindlasti näeme, saame tervitada ja aitäh kõigile, kes tulid praegu kuulama ja kes vaatavad järgi. Aitäh Avelile, et ta meid aitas seal Facebooki kaudu. Mis me siis soovime? Soovime ilusat, mis päev meil on? Kolmapäev. Jaa, kolmapäev. Äkki siis ütlekski nendele kõigile seda, et ole sina ise. Väga õige ja mina ka rohkem midagi ei lisa. Aitäh veel kord ja ole sina ise.